Tere head sõbrad, tere tulemast Proosit.eu pruulikotta ja tänane pruulija, pruulinna isegi võiks öelda, on meil Karin. Karin näitab, et see pruulimine ei ole sugugi meeste töö, see on ülimalt lihtne. Ka isegi mina saan hakkama ja Karin loomulikult saab hakkama. Räägi, mis sa täna meil siin laua peale valmis pannud ja mida me siis täpsemalt pruulime? Nii, täna me tõepoolest, ma tahan olla puhtalt tõestuseks, et naine saab hakkama. Ja teine eesmärk on mul mehele üllatus teha. Et täna ma siis otsustasin valmistada siin tumedat õlut, et siin Finlandia tarkasutus meil valikuks. Siin sees nüüd on mis asi siis? Siin on nüüd maltoosa ehk siis vedelkontsentraat. Vedelkontsentraat, siin all on meil siis ka veel sellised... Ja siin on meil siis juhend, mis on meil samuti olemas kõik ka kodulehel ja ka pärm, mida meil on tegelikult lõpupoole siis vaja. Nii, ja seda praegu ei puuduta. Aga selle maltoosa ma võin siia sisse ära valada praegu? Jaa, palun. Nii, kogu? Kõik läheb sisse. Nii, Jaanus tubli, sellega saad hakkama. Nii, ja mis sa nüüd sealt võtad? Nii, siit läheb siis juurde suhkur. Täpselt, siin on 1 kilogramm, selle paneme kõik ka samuti siia juurde. Aga mis see pruulimissuhkur nüüd siis teistsugune on? Pruulimissuhkur on hästi paljud teavad teda ka, ütleme siis dekstroosina ja siis maisisuhkur. Aga kui räägime sellest, et milleks suhkrut üldse vaja on, et suhkrut meil on vaja siis alkoholi tekitamiseks, värvi ja maitsega mängimiseks, kes soovib ja oluline on ka muidugi mull, et selleks on ka suhkrut vaja. Tege kihiseks ka? Ja ütleme, et see pruulimissuhkur ongi siis see suhkur, mis aitab võib-olla seda protsessi kiirendada, et pärm peab palju vähem vaeva nägema dekstroosiga ehk pruulimissuhkur kui siis selle lauasuhkruga. Ja muidugi lõppkokkuvõttes on pruulimissuhkruga lõpptulemus puhtam maitse. Tulikuumvesi on lisatud, külmvesi on ka lisatud ja me oleme saavutanud nüüd siis õige temperatuuri. Ja, õige temperatuur on saavutatud, hetkel on siis 23 kraadi, et oluline on jälgida siis, et see temperatuuri vahemik jääks siis 18 kuni siis lühiajaliselt, siis oli kuni 30. Et selles mõttes, et kui ikkagi on alla 18, siis pärm on meil hästi muinasjutuline, ta kui uinub ja kui on üle 30, siis ta hakkab juba surema. Aga nüüd meil ongi pärmi panemise aeg ja see ongi vist puudu veel. Ja see on nüüd see sama, mis seal kaane all oli, on ju? Ja. Nüüd tuleb siin ilusti ära segada see ja gaas peale ja... Ja siis ongi kõik või kuidas? Siis jääme ootama. Ühesõnaga, kui me nüüd ära segan, siis me paneme kaane peale, kauaks ta siia kaane alla jääb meil? Ta jääb kaane alla siis kuskil nädal, 1,5. Ja siis? Siis me hakkame villima. Eks paneme pudelisse? Paneme pudelid, aga et siis mulli saada, siis meil on oluline ikka eelnevalt sinna pudeli põhjaga natuke suhkrut panna. Ja siis pudel ka veel seisma kauaks? No oleks hea, et kui 2 nädalat ikka vastu peaksid, et siis on mullil ka aega tekkida. Ehk siis sellest hetkest praegu juba kaanese peale paneme, kuni selle hetkeni, et nautida saab 3-4 nädalat. Jah, jämedalt. Aga kui te isegi näete, siis minu selja taga see valik on ju ülimalt suur. Aga ma olen kinni püüdnud hobipruulija Meelise. Meelis, räägi nüüd Proosit.eu valikust, palju sa oled läbi siis ka pruulinud? No kuna see valik on tõesti päris lai, siis ma ütlen ausalt, selle 4 aastaga ma olen õllede puhul jõudnud võib-olla 3 peale. Aga kui panna veel siidrid ja veinid juurde, siis ma olen ikka päris alguses. Aga saan aru, et ikkagi oled selle Proosit.eu juurde jäänud, sellepärast, et ülimalt mugav ja kõik on ka ülimalt lihtsaks tehtud, eriti just nendele, kes alustavad. Täpselt nii, et tegelikult mis mulle nagu selle e-poe puhul nagu meeldibki just see lihtsus, see loogiline ülesehitus ja kõik see, et näiteks täna, kui ma seda õllevalikut tegin, ma läksin sinna lehele, hakkas mõtlema, okei, jõulud tulevad, talv tulevad, et teeks täna tumeda õlle. Tume õlu, väga kanget ei taha, sellise keskmise kangusega, klõpsad lahti, loed seal natukene juurde, mis kogused, mis kangused ja ostukorvi ja paari päeva pärast kodus. Ja loomulikult see ka, et kui inimene nüüd hakkab ise kodus tegema esimest korda, ta ikkagi võib-olla muretseb, et aga mis siis, kui mul läheb untsu midagi või mul tekib küsimusi, siis tegelikult Proosit.eu lihtsalt võtta julgelt ühendust ja kohe vastavad. Jaa, seal on meilid, Facebooki messengerid ja nii edasi, telefonid, et saab alati nõu. Head vaatajad, aga pange nüüd tähele, sellepärast, et Proosit.eu-l on taas kord käimas üks tore loosimängi. Ma saan aru, et kui seda võita tahad, siis tuleb minna teie Facebooki lehele ja auhinnaks on siis siit laua pealt see. Ja tõepoolest, see on meie uudistoodega. Ja nagu meile ikkagi meeldib enda sõpru poputada, siis seekord oleme ka loosi pannud sellise, ma ütleks isegi vahva komplekti selles mõttes, et ta on väiksem. Tihtipeale inimesed ei taha endale suuri koguseid, tahavadki väiksemaid, et erinevaid maitseid proovida. Just katsetada erinevate maitsetega, et siin tulebki siis ütleme siis sõltuvalt kontsentraatsi 9 liitrit või 12 liitrit. Auhinna komplektis on meil siis Briufermi kontsentraat. Valik on väga suur nendel, et selles osas saab siis iga inimene omale valida vastavalt maitsele.